Tšau, barbekassad! Ma teen nüüd paar lühikest videot tarvikute kohta ja täna räägime sellest, kuidas grillreste puhtaks saab. Kõigepealt ma julgustan ka sind siia alla kirjutama, kuidas sina grillreste puhastad. Kes mäletab, siis meil on olnud üks saade sellest, kuidas ma kalli välismaa vahendiga üritasin siis oma grillreste õues puhastada ja jäägid sellest on seal üleval kapi otsas. Müüki ma neid kunagi ei pannud, sellepärast, et see ei töötanud. See lihtsalt ei töötanud. Mida ma näitan teile videot, kuidas see ei tööta ja siis panen müüki, et ostke lollida. Et päris nii need asjad ka ei käi. Et jah, see ei toiminud. Olen ka pärast seda, kui ma neid katsetasin siin, rääkinud mõningate inimestega ja kes on ka neid proovinud teha ja kõik öelnud, et see lihtsalt ei tööta nii. See ei ole toimiv relv. Ehk siis, kirjuta siia alla, kuidas sina oma resti puhastad. Sest täna me räägime tegelikult harjadest ja harju on mitmeid. Kõige levinum meie poes on olnud siiani selline Trimfairy oma. See on siis, kus ei ole nagu harjad, vaid need traadid on pandud niimoodi ja kolmes reas. Ja siis loomulikult on siin üleval siis ka see kraapija. Ja see on osutunud üsna populaarseks, et olen näinud paljud just seda kasutavad ja on ülirahul. Minul seda ei ole. Mina olen tavalise harjamees. Ja seda on mitmes mõttes. Esiteks, selline lugu, et selline harjas on mul kasutusel siin samas barbekassade restide puhastamiseks. Kõige tavalisem ja lavasem tööriist, aga millegipärast töötab ja töötab täiesti normaalselt. Kodus on mul olnud selline kolmene. Ja see on kestnud päris hästi, et ei ole mingi aastane lugu, kuigi üsna palju teen. Ja okei, nüüd ma koju võtsin selle Trimfairy oma, aga sai otsa lihtsalt see. Aga muidu see toimis väga hästi, et ta tegi mõnusalt puhtaks. Et ma tean, et on olemas päris palju neid, kes teevad nende tööriistapoe harjadega, aga nende puhul pidavad olema päris suur oht. Oht on siis see, et need harjad tulevad sealt, või need väiksed traadid tulevad sealt küljest ära ja jäävad sulle kuskil sinna resti külge ja pärast on sul liha sees ja pärast ammustad selle nendele sisse, et on olnud selliseid halbu kogemusi. Vot. Kui meil on siiani poes olnud ainult see, siis nüüd tulevad need teised variandid ka sinna müüki. Vot nii, kirjuta siia alla, et mis on sinu moodus, kuidas puhtaks saada. Ma tean, teie seas on inimesi, kes tegelikult kuidagi kas kahe märja rätiku vahel leotavad lahti oma mustuse. Siis on nõudepesumasina variant, ehk siis sinna tuleks panna need restid sisse, aga mitte ühtegi teist nõud seal nagu just olla ei tohi, et siis see saab kuidagi paremini. Kirjutage siia alla, kuidas saab restid puhtaks teie arust. Ja kui on mingi eriti äge variant, siis ma proovin selle kaamera ees ära ka. Tšau!